Nii, loodan, et kõik kuulete mind ja tere hommikust või õigemini siis tere ennelõunat kõigile, kes te siia kogunenud olete. Ja tere tulemast siis Tartu Ülikooli Teaduskooli videoloengute nädala avaloengusse. Minu nimeks on Pään Taiste. Mina olen Tartu Ülikooli geoloogia osakonna teadur. Ja räägiks teile täna siis natukene astrobioloogiast ja maavälise elu otsingutest. Et on meil siin huvitavad ajad, mina teie juurde tulla ei saa, aga saate siis videosilla vahendusel tulla hoopis mulle töö juurde külla. Ja äkki siis alustamegi. Et ma teen oma esituse ära ja siis, kui teil on küsimusi, siis peale esituse lõppu palun kirjutage need chati. Ma saan neid sealt siis lugeda ja neile järjest vastama hakata. Tahaks rääkida natuke sellest, mis asi see astrobioloogia üldse on. Et tänapäeval on nii, et väga suured huvitavad teadussuunad tegelikult ei ole üksikult seisvad. Et samamoodi on ka astrobioloogiaga, et see tegelikult koosneb väga paljudest erinevatest teadussuundadest, õigemini sisendeid on väga paljudest erinevatest teadussuundadest. Loomulikult on meil bioloogia, on meil biokeemia, on meil astronoomia, planetoloogia, aga väga olulisel kohal on tegelikult ka geoloogia. Ja võib-olla see ka siis põhjus, miks geoloog siin täna teile sellel teemal räägib. No, eks see küsimus, et kas elu on ka kuskil mujal väljaspool meie planeeti, on inimesi väga pikalt paelnud. Aga kui me räägime sellest, et kuidas me seda elu otsime, me kõigepealt peame defineerima, et keda või mida me üldse otsime. No, võime ju otsida rohelisi meikesi. Ja see tähendab seda, et otsida intelligentset elu. Sellega nüüd ükski suur kosmoseagentuur ei tegele. Et ükski suur kosmoseagentuur ei otsi intelligentseid eluvorme hetkel. Et on üks non-profit organisatsioon nimega SETI, mis ongi siis lühend ingliskeelsetest sõnadest Search for Extraterrestrial Intelligence ja nemad otsivad intelligentseid eluvorme. Ja kuidas nad seda teevad, on siis nii, et nad kuulavad suurte raadioteleskoopidega maailmaruumi. Ja me otsime sealt siis intelligentseid raadiosignaale. Aga põhjus, miks suured kosmoseagentuurid sellega ei tegele, on see, et see tõenäosus sellist elu leida on väga-väga väike. Ja väga hea näide sellest on see, et see kriteerium, et intelligentne elu on see, kes suudab siis intelligentseid raadiosignaale tekitada. Et kui me võtame selle kriteeriumi aluseks, siis meie planeedil on eksisteerinud intelligentne elu viimased umbes 120 aastat. Ehk siis sellest hetkest alates, kui raadio loodi. Aga elu meie planeedil on palju vanem. Üle 3,5 miljardi aasta vähemalt. Nii et tõenäoliselt, et kuskil praegu keegi teine tsivilisatsioon on täpselt samas staadiumis, et saadab välja raadiosignaale, on võrdlemisi väike, kaduvväike. See ei tähenda, et see oleks 0, aga tõenäosus sellist elu leida on madal. Nüüd, millega suured kosmoseagentuurid küll tegelevad, on see, et me otsime ükskõik mingisuguseid või milliseid eluvorme. Ja otsime näiteks mingisuguseid baktereid. Nüüd, intelligentse elu otsimisega on see hea asi, et me saame seda teha distantsilt. Me lihtsalt kuulame maailmaruumi, kuuleme midagi, tore, leidsime. Aga kui me tahame ikkagi mingisuguseid eluvorme otsida, mingid baktereid näiteks,
siis selle jaoks, et neid leida, me peame kuhugile kohale minema reaalselt, minema mingisugusele teisele taevakehale ja sellega ka tegeletakse. Kolmas võimalus on see, et me otsime mingisuguseid keemilisi signaale, mis ütleksid meile, et vot sellel teisel taevakehal kas võiks elu eksisteerida, et seal on kõik soodsad tingimused või et vot seal tõesti eksisteeribki elu. Ja ka see on nüüd selline asi, mida me saame teatud määral teha distantsilt, aga kõige parem on ikkagi seda teha kuskil koha peal, teisel planeedil või siis, et me toome kuskilt mujalt kivimproovid maale ja uurime neid siin edasi. Ja see elu, mida me otsime, väga oluline on see, et me otsime sellist elu, mida me suudame ära tunda. Ehk siis me otsime sarnast elu, mida me näeme meie planeedil Maa, ehk me otsime elu, mis baseerub sellisel keemilisel elemendil nagu süsinik. Et me ei otsi tegelikult kristallmehikesi. Et teoreetiliselt võiks elu baseeruda ka ränil. See on teoreetiliselt. Räni on näiteks see, millest on meie aknaklaasid valmistatud. Et teoreetiliselt võiks eksisteerida, me sellist elu näinud ei ole, tõenäosus on madal, nii et me ikkagi keskendume süsiniku baasil olevale elule. No, üks võimalus on loomulikult otsida siis elu, mis kuskil praegu eksisteerib, aga eriti kui me näiteks Marsist räägime, siis me tegelikult oleme rohkem huvitatud sellest, et ära tunda kunagisi eluvorme. Ehk üheks probleemiks on ka see, et kuidas me suudame ära tunda väljasurnud elu. No, kui me vaatame näiteks seda dinosauruse skeletisi, kui me Marsilt leiaksime dinosauruse skeleti, väga lihtne, see on mingi fossiil, see asi on kindlasti kunagi elanud. Aga see on juba päris kõrge eluvorm. Et madalamate või lihtsamate eluvormidega on asi palju keerulisem. Siin see parempoolsel pildil on üks väga huvitav leid tegelikult. See pilt pärineb aastast 1996 ja see tegelikult on tehtud Marsi meteoriidi pinnalt. Ja me arvasime tollel ajal, et see väike solge siin ongi esimene marslane, kelle me leidsime. Et see on bakterifossiil. Tänapäeval me teame, et tegelikult ei ole küll kahjuks pärit Marsilt, et ta on maist päritolu, aga me pidime palju vaeva nägema, et ära tõestada, et see tegelikult oli ka ikkagi mingisugune bakter. Ja kui me räägime kas või väljasurnud elu äratundmisest meie planeedil, siis mida vanem see elu on, seda raskem on seda ära tunda. Et siin alumisel pildil sellised nagu lainepired võib-olla või natuke lained struktuurid. Et mõned aastad tagasi me arvasime, et need on meie planeedilt leitud kõige vanasemad või vanemad eluvormid, stromatoliitide jäänused. Tänapäeval me teame, et need siiski ei olnud seda. Et tegelikult on väga raske ära tunda elu, eriti vana elu. Ja selleks, et kindlaks teha, kas mingisugune kivitükk kunagi on ka täiesti elus olnud, peame me kasutama väga palju erinevaid siis uurimismeetodeid. Alustades lihtsalt vaatlusest, kui liikudes edasi orgaanilise keemiani ja isotoopkeemiani. Nii et selleks, et tegelikult tõesti väita kindlalt, et mingisugune kivitükk on elus olnud, peame tegema väga palju erinevaid analüüse. No, enne kui me üldse lähme kuhugile mujale elu otsima, peame me kõigepealt selgeks tegema endale, et kust ja kuidas üldse meie planeedil elu alguse sai, sest antud hetkel on meie planeet siiski ainuke, kus me teame, et kindlasti elu on olnud. Ja kõige vanemad eluvormid, mida me meie planeedilt leiame, kivististe näol, on stromatoliidid. Ja need on vetikmatid. Ja nende puhul on minu meelest eriti fantastiline see, et kõige vanemad stromatoliitide fossiilid on umbes 3,5 miljardit aastat vanad,
meil on siin pildil näiteks vasakul pool, tõesti vanad fossiilid ja pildi paremal pool on tegelikult need samad stromatoliidid, mis hetkel meie planeedil elavad. Ja nad on täpselt samasugused, kui põhimõtteliselt samasugused nagu 3,5 miljardit aastat tagasi. Et evolutsioon on meie planeedil väga fantastiliselt toiminud, aga stromatoliidid on nii lollikindlad eluvormid, et 3,5 miljardit aastat nad ei ole mitte midagi pidanud muutma, ikka veel eksisteerivad meie planeedil. Ja need eluvormid, stromatoliidid ei ole need kõige lihtsamad, et need kindlasti on esimesed eluvormid meie planeedil. Need on juba koloniaalsed elusorganismid, et elu kindlasti on palju vanem. Ja üks asi, millega bioloogid tegelikult tegelevad, on siis sellise tegelase nagu LUCA otsimisega. LUCA tähendab siis Last Universal Common Ancestor, ehk siis meie kõigi vaarisa. Et võib-olla bioloogias olete siis sellist fülogeneesi puud kunagi näinud. Ilmselt praegu õpikutes on veel ta kolmearuline, et meil on bakterid, arheed ja eukaryoodid. Arvan, et nüüd lähitulevikus puu ehitus muutub selliseks, ehk et meil on ainult 2 puud või 2 haru, tähendab arheed ja bakterid ja nende kombinatsioon on eukaryoodid. Aga kõige alguses on see LUCA. Ja selle otsimisega me tegelikult ka tegeleme, et teada saada, et milline oli see kõige esimene eluvorm, kes meie planeedil tekkis. Ja midagi me temast ikkagi teame. Ja mida me teame, on see, et elu maal algas kuumas vees. Et üks asi, mis meil elu jaoks on vaja, kindlasti on vedelvesi. Et igal pool, kus me meie planeedil vedelat vett leiame, me leiamegi elu. Ja me arvame, et elu meie planeedil tekkis umbes sellistes tingimustes, nagu on siin pildil. Et siin pildi peal see on siis pilt ookeani keskahelikust tegelikult. Ja see must suits või toss, mis välja tuleb, on tegelikult kuum vesi, milles on lahustanud palju erinevaid mineraalaineid. Ja me teame, et elu jaoks tegelikult või LUCA jaoks oli vaja vedelat vett ja mingisugust energiaallikat. Ja LUCA jaoks oli selleks vesinik. Ja vaat sellistes tingimustes, et kui meil on vedelvesi ja vulkaaniliselt aktiivne piirkond, siis seal on meil olemas kõik eeldused elu tekkeks. Vesinik on kõige parem energiaallikas, kõige lihtsamini omastatav energiaallikas. Jätame siis selle nüüd meelde, et meil on vaja vedelat vett ja mingit energiaallikat ja eriti hea on see, kui meil oleks vedelvesi koos vulkanismiga. Hakkame siis järjest maast edasi vaatama, et kõigepealt vaatame otsa meie päikesüsteemile. Kas meie päikesüsteemis kuskil väljaspool maad võiks veel elu olla? Esimese asjana me kõigepealt peame otsima üles vedela vee. Et kui me otsime elu, siis me tegelikult esimese asjana otsime vedelat vett. On teile üks väikene küsimus. Te võite ka chati kirjutada vastuseid ja vaadata, et kas te panete täppi. Ja minu küsimus on see, et mitmel taevakehal meie päikesesüsteemis on ookean. Et meie planeedil on ainult üks ookean ja ma etteruttavalt ütlen, et see vastus kindlasti mitte ei ole üks. Et on palju rohkem tegelikult. Et kui keegi julgeb pakkuda mõne numbri, 2, 3, 4, julge hundi rind on küll, eks ju, rasvane, aga palutakse, et natuke aeglasemalt. Et õige vastus tegelikult on vähemalt 13. Küll on planeet Maa ainuke planeet, millel on vedela vee ookean.
sest Pluto visati planeetide nimekirjast välja. Ja Maa on ka tegelikult ainuke taevakeha meie päikesesüsteemist, mille pinnal on vedelavee ookean. Et kõik ülejäänud taevakehad on tegelikult siis peaasjalikult Jupiteri ja Saturni kuud. Ja nendel küll pinnal ei ole vedelavee ookeanit, aga me teame, et nende pinda katab jääkilp ja selle jääkilbi all on vedelavee ookean. Võib-olla kõige huvitavam või huvipakkuvam nendest Jupiteri ja Saturni kuudest tegelikult on Euroopa. Ja tegelikult on ka nii, et kui me mõtleme, et meie planeet on ilus ja sinine, siis tegelikult Maal ei ole mitte meie päikesesüsteemi kõige suurem ookean. Et näiteks Euroopal, mis on väiksem kui meie kuu, on 2,5 korda rohkem vedelat vett kui meie planeedil. Ja näiteks Saturni kuul Titaanil on 11 korda rohkem vedelat vett, vähemalt hinnanguliselt. Ja kui me näiteks räägime Marsist, Marsil praegu ei ole vedelat vett pinnal, aga me arvame, et kunagi oli Marsil ka vedelat vett ja küll mitte nii palju, et terve planeet oleks olnud sinine, aga ookean ilmselt võis eksisteerida küll. Ja nagu ma ütlesin, et Euroopa on kõige võib-olla huvipakkuvam, siis just sellepärast, et me teame kindlalt, et Euroopa katab siis jääkilp, mille paksus on umbes 10 kilomeetrit. Selle jääkilbi all on vedelavee ookean ja me arvame, et selle paksus võiks olla umbes 100 kilomeetrit. Ja võrdluseks, et meie planeedi ookeani keskmine sügavus on 3,6 kilomeetrit. Et Euroopal on see ilmselt umbes 100 kilomeetrit, palju rohkem vett. Ja me teame ka kindlalt, et selle ookeani põhjas on palju vulkaane. Ehk siis täpselt samasugused tingimused nagu meie planeedil nendes kohtades, kus me arvame, et tekkis elu. Ja Euroopale lendab varsti ka üks NASA sond nimega Euroopa Clipper. Ja selle sondi eesmärgiks on tegelikult kõigepealt uurida, et kui paks on see jääkilp ja kui sügav on see ookean. Ja võib-olla suutab see sond ka midagi juba öelda selle kohta, et kas me näeme mingisuguseid elujälgi. Kui sellega nüüd kõik hästi läheb, siis võib-olla kuskil 2050. Aasta paiku on lootust, et me saadame Euroopale ka mingisuguse sondi, mis sinna peale maandub, sulatab läbi selle jääkilbi sellesse ookeanisse ja hakkab sealt ookeanist ka tegelikult elu jälgi otsima. Teine väga vägev taevakeha meie päikesesüsteemis on Saturni kuu Titaan. Ja just eriti sellepärast, et Titaani pinnal on olemas järved ja mered. See on ainus teine taevakeha, mille pinnal on olemas järved ja mered. Oluline on nüüd küll see, et need ei ole veejärved ega mered. Et siin parempoolsel pildil on siis sinisega näidatud neid järvi ja meresid, vaid need on vedela metaani järved. Ja sinna ei ole just väga hea ujuma minna, sellepärast et see vedelmetaan on nimelt temperatuuriga umbes -180 kraadi. Aga võib-olla on ka seal mingisuguseid eluvorme. Ja ka sinna on missioon. NASA tahab saata sinna sellise drooni, peaks maanduma aastal 2034 ja see hakkab seal siis ringi lendama ja uurima selle Titaani atmosfääri ja ka pinda. Nii et siin me saame jälle uudset informatsiooni selle kohta, et milline on see keskkond seal Titaani pinnal ja kus meil need järved ja jõed ja mered seal tegelikult paiknevad. Ja tuleme nüüd otsapidi ka Marsile.
sest Mars on ikkagi meile väga kaua aega huvi pakkunud. Ja me teame, et Marsi pinnal oli kunagi vedelat vett, aga enam seda ei ole. Ja see vesi kadus sealt ära umbes 3,8 miljardit aastat tagasi. Tegelikult umbes sellel ajal, kui meie planeedil elu tekkis, kadus Marsi pinnalt vesi ära. Ja tänasel päeval Marsi pinnal vedelat vett eksisteerida ei saa. Ja põhjuseks on tegelikult füüsika. Et siin on meil ees üks baasidiagramm, võib-olla olete füüsikatunnis või keemiatunnis õppinud, et meil saab vesi eksisteerida mitmes erinevas olekus, eks ju, saab eksisteerida jääna, veena või veeauruna. Ja Marsi keskkonnatingimused on lihtsalt planeedi pinnal sellised, et vesi ei saa vedelas olekus eksisteerida. Saab eksisteerida ainult jääna või veeauruna. Nii et tänasel päeval me Marsile suplema minna kahjuks ei saa. Küll aga tegelikult me oleme leidnud Marsi pooluselt jääkilbi alt ka ühe järve. Vedela vee järve, kuid selles järves on väga soolane vesi, et tõenäoliselt elu seal eksisteerida ei saa, aga siiski vedelat vett oleme leidnud. Eks me oleme Marsilt elu ka otsimas käinud, et kõik missioonid, mis Marsile on läinud, on sealt üritanud leida elujälgi. Ja viimane oli Curiosity rover ja üks huvitav avastus, mida Curiosity tegi, oli siis see, et ta leidis Marsi atmosfäärist või tuvastas Marsi atmosfäärist sellise gaasi nagu metaani pahvakaid. Et miski nagu haiseks. Et metaani saame me meie planeedil tekitada kahel erineval viisil. Et valdav enamus metaani, mis meie planeedil tekib tegelikult elutegevuse tagajärjel, mikroobide elutegevuse tagajärjel. Ja see on ka põhjus, miks tegelikult meie usvugaasid põlevad. Et kui mikroobid lagundavad orgaanilist materjali, siis tekib metaani. Ja meil on ka tegelikult üks geoloogiline protsess, mille käigus me metaani saame tekitada. Aga valdav enamus metaani meie planeedil tekib siis mikroobide elutegevuse tagajärjel. Ja Curiosity ei saanud või ei suutnud õigemini vahet teha, et kas see metaan, mis me Marsi pinnal näeme atmosfääris, kas see on bioloogilist või geoloogilist päritolu. Aga järgmine missioon, mis Marsi pinnale läheb, järgmine rover, ExoMars, läheb sinna muude asjade hulgas ka uurima seda, et kas ja kes Marsil puuksutas või puuksutab. Et see rover, mis sinna läheb, suudab vahet teha, et kas see metaan on bioloogilist või geoloogilist päritolu. Nii et võib-olla juba lähema 5 aasta jooksul saame teada, et kas Marsi pinnal on praegu keegi puuksutamas või on keegi seal kunagi puuksutanud. Ja teine vägev asi, mida see rover hakkab tegema, on see, et ta võtab Marsi pinnase proove ja need saadetakse meile siia meie planeedile tagasi. Me saame esimesed puursüdamikud, esimesed suured kivitükid Marsilt ja me sealt saame meie planeedi laborites hakata neid uurima ja otsima sealt elujälgi. Nii et väga põnevad ajad ka Marsi uurimises on ees siin lähimal kümnendil. No, meie päikesesüsteem on väga huvitav, aga kas ka kuskil mujal võiks olla elu väljaspool meie päikesesüsteemi. Et me oleme loomulikult otsinud siis ka teisi planeete ja väga suure töö selles vallas on ära teinud selline teleskoop, mille nimi on Kepler. Ja Kepler kahjuks on surnud nüüd, see teleskoop enam ei tööta, aga Kepler otsis siis teisi planeete väljaspool meie päikesesüsteemi.
ja kuidas ta seda tegi ja kuidas ta seda teeb, kuidas ta seda tegi ja kuidas ka ülejäänud teleskoobid nüüd tulevased hakkavad seda tegema. On nii, et me vaatame teisi tähti ja me vaatame või siis jälgime ajas, kas selle tähe valguse intensiivsus perioodiliselt langeb. Et kui läheb õnneks ja siis teleskoobi, Kepleri ja selle tähe vahelt peaks läbi liikuma planeet, juhtub selline asi, et selle tähe valguse intensiivsus langeb natukene. Ja kui me näeme, et see mingisuguse kindla perioodi taga kogu aeg langeb, saame me öelda, et vot, selle tähe ümber on planeete. Ja Kepler tuvastas terve hunniku teisi planeete, üle 2000 ja vähemalt 30 nendest planeetidest on oma suuruselt sarnased ja koostiselt sarnased siis meie Maale ja mis väga oluline, umbes 30 neist on ka õigel kaugusel oma tähest. Miks see kaugus väga oluline on? Kui me võtame meie päikesesüsteemi siis aluseks, võtame Veenuse, Maa ja Marsi. Näiteks Veenuse ja Maa on väga sarnased. Aga mingi põhjusel on ainult meie planeet ilus sinine. Et meie planeedi pinnal saab eksisteerida vesi vedeles olekus. Kui me võtame nüüd Maa ja viiksime ta sinna, kus praegu on Mars, siis mis juhtuks on see, et kogu vesi jäätuks ära. Ja kui me viiksime Maa sinna, kus paikneb Veenus, siis tegelikult kogu vesi aurustuks ära ja oleks liiga kuum. Nii et oluline ei ole lihtsalt see, et see planeet eksisteerib, vaid oluline on ka see, et kui kaugel ta on oma päikesest. Ja siis me defineerime sellise sinise tsooni, et teatud kaugusel päikesest võib planeedi pinnal eksisteerida vedelvesi. Et oleneb sellest tähest, kui kaugel see planeet sealt olla võib, aga meil on siis selline sinine tsoon. Et meie jaoks kõige huvitama planeedid istuvad siin sinises tsoonis. Ja mida me nendest 30 planeedist natuke rohkem siis teame. Et ma toon siin näiteks siis Trappist 1 süsteemi, väga huvipakkuv ja leiti siis 2016. aastal. Ja me teame, et seal on 7 planeeti. Me teame, et need on umbes sama suured kui Maa. Ja tegelikult see ongi kõik, mida me teame. Et kui me vaatame internetis mingit pilte, näete näiteks sellist ilusat pilti, kus on ka paar planeeti näiteks siniseks värvitud, siis väga oluline selle pildi juures on ikkagi see, mis on siis all paremas nurgas väikses kirjas, ehk see on illustratsioon. Meil tegelikult pole õrna aimugi, millised need planeedid välja näevad või kas nende pinnal üldse vett on. Ja miks mulle see pilt väga meeldib, on see, et kui me vaatame seda päikest ja seda tähte selles päikesesüsteemis, siis siin pildi peal on see ilus ja oranž, aga tegelikult peaks see välja nägema hoopis lilla. Nii et isegi selle tähe värvusega on nad juba valetanud. Nii et neid pilte ei tasu tegelikult uskuda. Meil pole õrna aimugi, millised need planeedid välja näevad. Aga see varsti hakkab muutuma ja tuleb järgmine suur läbimurre loodetavasti juba lähiaastatel ja selle läbimurret hakkab siis läbi viima selline teleskoop, mille nimeks on James Webb Space Telescope. Et tal on väga suur lääts, et me saame palju paremaid pilte kui Hubble'iga, mis on siin paremal pool. Me saame teistest planeetidest palju ilusamaid pilte, aga mis kõige olulisem, me saame hakata mõõtma teiste planeetide atmosfääri
koostist. Ja kui me vaatame näiteks nüüd jälle seda Veenust, Maad ja Marsi ja kui me vaataksime nende 3 planeedi atmosfääri koostist, siis me näeksime tegelikult, et me nende kõigi 3 atmosfääri või kõigi 3 planeedi atmosfääri koostises on väga palju süsihappegaasi. Aga planeet Maa atmosfääris on midagi veel. Meil on palju veeauru ja see ütleb meile seda, et selle planeedi pinnal on vedelat vett. Ja mida me veel näeme, on see, et me näeme atmosfääris osooni. Ja see ütleb meile seda, et selle planeedi atmosfääris on ka päris palju hapnikku. Ja tegelikult hapnik meie planeedi atmosfääris on pärit elusorganismidest. Hapnik ei ole mitte midagi muud kui elusorganismide kussugaas, elusorganismide elutegevuse tagajärg, fotosünteesi tagajärg. Väga pikka aega, 2 miljardit aastat. Esimesed 2 miljardit aastat meie planeedi elus ei olnud meie planeedi atmosfääris praktiliselt üldse hapnikku. Alles siis, kui tekkis laialdane elu, siis tekkis palju hapnikku. Nii et need 2 asja, veeaur ja osoon, ütlevad meile ära juba, vot sellel planeedil on ilmselt elu. Ja me saame lähitulevikus samamoodi hakata vaatama nüüd ka siis teisi planeete, mis eksisteerivad väljaspool meie päikesesüsteemi. No, tuleme tagasi selle küsimuse juurde, et kas teistel taevakehadel on elu, siis mina loodan, et ikka on. Ja ma usun, et lähima 20 aasta jooksul me saame väga palju uut informatsiooni selle kohta. Ja võib-olla ka tõestud, et jah, tõesti, kuskil mujal on ka elu. Ja ma saan teile öelda, et aasta aega tagasi kindlalt oli teisel taevakehal loomi. Täpselt aasta aega tagasi. Ja üks konks on seal küll, et me ise viisime nad sinna. Nimelt täpselt aasta aega tagasi, või pluss miinus 1 päev, ehk siis eelmisel aastal 12. aprillil olid sellised loomakesed nimega loimurid või inglise keeles hellitavalt space bears kuu peal täitsa olemas. Mis tegelikult juhtus on siis see, et Iisraeli kosmosesond pidi maanduma kuu peale ja sealt varsti tagasi tulema. Pidi niimoodi ilusasti vaikselt maanduma ja selle pinnal või pardal oli ikka natuke neid loimureid, aga ta kahjuks kukkus alla. Ja loimurid on sellised väga toredad loomad, kes suudavad ka avakosmoses elus püsida. Et umbes kuu aega peale seda alla kukkumist ilmselt need loomakesed veel eksisteerisid seal kuu pinnal, nii et kui ma oleks need sealt üles korjanud ja maale tagasi toonud, siis ehk oleksid isegi ellu ärganud. Ilmselt praegu enam neid elu sealt kätte ei saa, aga see on väga hea näide sellest, et elu võib tegelikult olla ka reostus. Ja kui me läheme teistele taevakehadele, me peame olema väga ettevaatlikud, et me kogemata teisi planeete näiteks eluga ei saastaks. Aga ma loodan, et teil oli huvitav ja kui teil on küsimusi, siis palun kirjutage chati ja ma üritan neile siis nii hästi, kui ma oskan ka vastata. Keegi pakub ka, et me kõik elame hoopiski maatriksis ja tegelikult elu ei ole olemas, aga seda ma päris ei usu. Nii. Üks inimene pakub, või küsib, et kas Enceladus ei ole kõige parem koht elu otsimiseks. Tegelikult on ikkagi Euroopa.
Enceladus ja Euroopa on kaks kõige paremat kohta, kus tõesti elu otsida. Aga me teame, et Euroopal on vulkaaniline tegevus eksisteerinud kauem, et seal on võib-olla natukene suurem tõenäosus seda elu leida, pluss ta on natukene lähemal. Et kui me Euroopal oleme ära käinud, siis tegelikult järgmine koht, kus elu otsida tõesti on Enceladus. Nii et ma seda küll ei maininud, aga jah, tõesti Enceladus ja Euroopa on kaks kõige tõenäolisemat kohta, kus meie päikesüsteemis elu võiks leiduda. On üks küsimus SETI kohta, et hetkel SETI ei ole tuvastanud ühtegi signaali, kindlat signaali siis intelligentsest elust. Aga eks me oleme väga lühikest aega ka tegelikult seda ilmaruumi kuulanud. Nii et hetkel SETI ei ole leidnud intelligentset elu, aga kes teab, äkki leiame. Mulle väga meeldib küsimus, et kas see elu maal on pärit meteoriitidelt. Võib-olla. Et tegelikult terve ilmaruum on täis meteoriite, mis koosnevad väga suures osas süsinikust. Ja on tegelikult täiesti võimalik, et elu tuli maale meteoriitidega, mitte ei saanud siin alguse. Et seda nimetatakse panspermiaks. Me ei saa seda välistada. See on võimalus, aga praegu me pigem arvame, et elu ikkagi tekkis või sai siin meie planeedil soodsates tingimustes alguse. Aga see on võimalus. On ka küsitud seda, et kas Mars on parim koht, kus elu jälgi otsida. Mars on lähedal. Me teame, et Marsi pinnal oli kunagi vedelat vett. Ja me saame sinna koha peale minna ja tuua sealt proove tagasi. Et selles mõttes on Mars väga soodne koht, kust minna elu otsima. Et see on jällegi, et kas Mars või Euroopa ja Enceladus. Et kui me otsime elu, mis praegu võiks eksisteerida, siis ma usun, et Enceladus ja Euroopa on paremad kohad. Aga Mars on võib-olla see koht, kus võis kunagi äkki elu eksisteerida ja sealt me võiksime elu jälgi leida. Kui me sealt Marsilt ja kivimproovid maale toome, siis ehk me leiame sealt midagi. Üks inimene küsib ka, et miks on siis teistele planeetidele elu saastuse viimine vale. Et kui me tahame teistelt planeetilt elu otsida, siis me tahaks kõigepealt näha, et kas tegelikult sellel planeedil oli ka elu. Et kui me leiame sealt, näeme lihtsalt seda, et meie viisime selle saastuse sinna, et siis me tegelikult võib-olla suudame tuvastada ainult seda, et elu on väga kohanemisvõimeline. Näidata seda siis ära, et isegi kui me teisele taevakehale viime, et kui see vedelat vett on, siis elu suudab seal ka hakkama saada. Aga me ei tahaks saastada teisi taevakehasid, et tahaks ikkagi näha, et mis elu seal on. Mõni inimene on ka siin pakkunud, et me elame tegelikult Marsil ja Mars on maa. See on ka võimalus tegelikult, et tegelikult me kõik oleme Marsilt pärit. Et Marsil sai elu alguse ja siis lendas meteoriidiga meie planeedile. Sest Marsil oli vedelvesi enne seda, kui meie planeedil elu tekkis. Nii et me võib-olla kõik oleme marslased. Väga hea küsimus. Guido on küsinud, et kas peate võimalikuks, et mingil hetkel nakatame mõnd planeeti eluga tahtlikult ja jälgime seda kui live reality show'd. Et
ma loodaks, et me nagu kohe alguses sinnamaani ei jõua, et kui me tõesti näiteks näeme, et Euroopal üldse elu ei ole, siis võib ka niimoodi juhtuda, et me kogemata saastame näiteks Euroopa ookeanid eluga. Ja näemegi, et me viisime sinna elu ja vaatame, kuidas elu hakkab seal kohanema. See on väga huvitav mõttekäik ja kes teab, kui me kuskilt elu ei leia, siis me võib-olla tõesti hakkame mujale ka reaalselt elu viima. Kui küsitud, et kas Marsil on võimalik, et sinna tuleb elu tagasi. Selleks peaks olema Marsil vedelat vett ja see vedelvesi peaks seal pikka aega eksisteerima. Et vähe tõenäoline, et Marsile tuleks elu tagasi. Et Mars on ikkagi üpriski, Marsi pind on üpriski kuiv ja tegelikult me ei tea, kas Marsil on elu täitsa välja surnud, võib-olla kuskil Marsi pinnases, kuskil sügavuses on vedelvesi olemas. Võib-olla seal keegi elab. Me tegelikult ei saa ka hetkel väita, et Marsil ei ole elu. Me veel ei tea seda. Äkki saame varsti teada. Küsitakse, et kuidas teatakse vulkaanilisest tegevusest paksu jääkatte all. Euroopa on tegelikult võib-olla üks kõige, või ongi tegelikult siis vulkaaniliselt aktiivsuselt meie päikesüsteemis teisel kohal. Me teame, et see on väga-väga vulkaaniliselt aktiivne kuu ja ka Euroopa pinnalt siis on juhtunud või juhtub kogu aeg nii, et see jääkilpi sisse tekivad lõhed ja sealt paiskab näiteks vedelat vett välja. Et erinevate füüsikaliste mõõtmistega me oleme kindlaks teinud, et Euroopa on väga-väga vulkaaniliselt aktiivne. Üks on ka küsinud siis, et kui universum on nii suur, siis on mõistlik arvata, et intelligentne elu siiski eksisteerib. Et ütleme siis nii, et kui me leiame kuskilt meie päikesüsteemist mujalt elu, kui me suudame siis väita seda, et elu ei ole unikaalne meie planeedile, siis usun, et tõenäosus, et kuskil eksisteerib ka intelligentset elu, on väga-väga suur. Ma ei tea, kas kuskil praegu antud hetkel eksisteerib intelligentset elu meile väga lähedal. Et nagu ma alguses ütlesin, et kaua need inimesedki, eks ju, on meie planeedil eksisteerinud, et kaua üldse on intelligentse elu elus püsimise aeg. Et ma usun, et kui me leiame kuskilt mujalt elu, siis on ilmselt ka kuskil meie galaktikas intelligentset elu. Kas just antud aja hetkel, aga kindlasti kunagi äkki siis olnud või tekkimas. Et me oleme harjunud mõtlema siis inimesele sobivas ajaraamistikus. Me räägime aastatest, aga me räägime universumist ja näiteks geoloogiast, elu arengust, siis me räägi 10 või 100 või 1000 aasta mõõtmetest. Me räägime miljonitest ja miljarditest aastatest. Ja selles ajaruumis või ajaskaalas ma usun, et intelligentne elu on väga tõenäoline. Küsitud seda, et kas ma olen võib-olla liiga kinni maa evolutsioonis ja mujal on arenenud elu teist teed pidi. Absoluutselt. Väga suur probleem maavälise elu otsingutel on ka näiteks see, et kas me üldse oleme võimelised maavälist elu ära tundma. Meil on raskus isegi maa peal elu ära tundmisega, et aru saada, et kas
kas mingi asi elab või on elus olnud. Et kui evolutsioon tõenäoliselt on mujal mõnda teist rada pidi läinud, siis meil on võib-olla väga raske ära tunda eluvorme. Et me ei saa üldse kindlalt väita, et isegi kui me elusorganismi kuskil mujal näeme või mingit eluvormi või ütleme siis välja surnud eluvorme, et me oleme üldse võimelised seda ära tundma. See on väga hea küsimus ja hetkel meil ei ole vastust. Et see on ka põhjus, miks bioloogid nii palju ei tegelegi siis maavälise elu otsingutega või me neid uurimismeetodeid, mida me maal kasutame, mida bioloogid kasutavad, ei saa mujal rakendada. Sellepärast need baseeruvad nendel sellisel elul, mida me meie planeedil tunneme. Ja kui evolutsioon on teistmoodi läinud, siis see ei tööta teiste taevakehadel. Üks küsimus selle kohta, et mis sond sulatab läbi planeedi jääkilbi, kas on võimalik, et see hävitab elu. See, mida me tahame saata Euroopale, on tegelikult põhimõtteliselt väikene tuumajaam. Et see väikene tuumajaam, energiaallikas lihtsalt sulataks jääst läbi ja see kiirgustase ei ole seal küll nii suur, et jah, kui keegi seal päris kõrval on, siis võib-olla hävitab selle mikroorganismi ära, aga nii, et me selle jääst läbi sulatamisega terve planeedi või taevakeha tuksi keerame, no seda küll ei juhtu. Kiirgust ei tasu, eriti avakosmoses nii väga karta, sellepärast, et isegi kui me sinna tuumajaama viime, siis päikeselt tulev kiirgus ja kosmiline kiirgus on palju tugevam kui see, mis ka meie poolt taevaruumi saadetud tuumareaktor võiks tekitada. On ka üks küsimus selle kohta, et kui oluline on atmosfääri kinnihoidmiseks planeedi magnetväli. Väga oluline tegelikult. Kui magnetväli ei ole, siis päikesetuul puhub selle atmosfääri minema. See on ka üks põhjustest, miks Marsil on väga õhuke atmosfäär, miks Marsil ei oleks mõtet ka uuesti hakata atmosfääri looma, sellepärast, et päikesetuul lihtsalt puhub selle minema. Et on väga oluline see, et planeet oleks geoloogiliselt aktiivne ja et seal eksisteeriks piisavalt tugev magnetväli. Veenuse puhul, teine asi, mis Marsi puhul on see, et Mars on pisike planeet, Veenus on palju suurem. Et ka see planeedi gravitatsioon hoiab seda atmosfääri seal kinni. Ja Veenusel on paks atmosfäär, aga Veenusel on ka väga aktiivne vulkanism. Et kogu aeg Veenuse sisemusest tuleb seda gaasi juurde. Osa lendab minema ilmaruumi, aga kogu aeg tuleb juurde ka. Ja see kogu aeg taastab, aga Marsil ei tule midagi juurde. Et siis üks põhjus, miks Marsil kogu aeg see atmosfäär vähemaks ja vähemaks jääb. Üks küsimus Fermi paradoksi kohta. Et kes ei tea, see on kuulus paradoks, Fermi paradoks ja see kõlab nii, et kui intelligentne elu on olemas, et kui kuskil on elu, siis miks me seda leidnud ei ole. Et kui elu on tavaline, intelligentne elu võiks ka tavaline olla, et miks me seda elu ei leia? Miks me ei ole seda leidnud? Ja et kas on mingisugune barjäär intelligentse elu tekkimisele või üldse elu tekkimisele. Seal on erinevaid teooriaid. On ka selline valem, kuulus valem nagu Drake'i valem, mille järgi on võimalik arvutada, et kui palju intelligentseid eluvorme võiks meie galaktikas eksisteerida.
me ei tea. Aus vastus hetkel on see, et me ei tea, kas on mingisugune barjäär. Võib-olla ei ole barjääri. Lihtsalt kaua aega on vaja. 3,5 miljardit aastat on vähemalt olnud meie planeedil elu ja viimased 120 aastat oleme meie intelligentset signaali välja saatnud. Ja raadiosignaalid levivad teatavasti valguskiirusel. Nii et võib-olla ongi lihtsalt see, et me praegu ei ole lihtsalt kedagi kuulnud. Me ei ole piisavalt kaua aega kuulanud ja lihtsalt intelligentsed signaalid ei ole veel meieni jõudnud. Ega me ei tea ka seda, kui kaua üldse intelligentne elu ka meie planeedil püsib. Et seal kuulsas Drake'i valemis üks muuta on siis ka see, et kui kaua intelligentne elu planeedil püsib ja kokkuleppeliselt on siis praegu kokku lepitud, et 5000 aastat. Et 5000 aastat eksisteerib ja siis ühel või teisel moel kaob. Küsimus on ka gravitatsiooni kohta, et kas gravitatsiooni tugevust taevakehal seab ka mingeid piiranguid elu tekkel olemasolule. Nii palju seab, et päris Jupiteril või Saturnil vast elu ei saa eksisteerida või vähemalt siis pinnal. Et kui gravitatsioon natuke liiga suur on, siis on eluga väga keeruline. Et me ikkagi otsime pigem elu siis maatüüpi planeetidelt, et sellised planeetid, mis ei oleks gaasihiiud. Aga kas või räägime Marsist või mõnest väiksemast taevakehast, kus gravitatsioon ei ole nii tugev, siis see ei tohiks nagu kuidagi piirata. Gravitatsioon ise ei ole probleem, pigem on rõhk, mis piirab elu. Küsimus selle kohta, et miks planeedid asuvad erinevatel trajektooridel ja kas ühel trajektooril saaks olla mitu planeeti, kui need liiguks sama kiirusel. Kui planeedid tekivad, päikesesüsteemi alguses on meil selline tolmudisk ümber päikese ja sealt hakkavad planeedid kokku kuhjuma. Ja töötab nii, et ühel trajektooril pigem ikkagi juhtub nii, et kõik soga ja sodi, mis seal on, kipub üheks taevakehaks ikkagi kokku kuhjuma. Et tõenäosus, et meil on kaks taevakeha, mis täpselt sama kiirelt liiguvad miljardeid aastaid, on väga väike. Ja pigem ikka juhtub see, et lõpuks nad saavad kokku ja ühinevad ja meil ikkagi ühel trajektooril ainult üks taevakeha või planeet. Küsimus selle kohta, kui kaugel maast on hetkel võimalik elu otsida, mis on maksimaalne kaugus. Ja tegelikult hetkel ongi probleemiks see, et meie päikesesüsteem ongi nagu piir. Et me Euroopa ja Enceladuse pinnalt välja paiskuvatest veekeisritest oleme võimelised hetkel siis määrama või tuvastama mingisuguseid orgaanilisi ühendeid, aga kuskilt kaugemalt hetkel mitte. Et James Webbi kosmoseteleskoop annab meile selle võimaluse. Me saame ka siis sadade valgusaastate kaugu seal olevate planeetide ja taevakehade atmosfääri koostist hakata mõõtma ja otsima sealt siis elu jälgi näiteks. Et loodetavasti leiame midagi. No vähemalt vett võiks leida ja kui leiame vee, siis saame juba edasi vaadata. Küsimus selle kohta, Voyageride kohta.
Et kas Voyageridel olevad kutsed võivad kunagi meie planeedi ohtu seada, et kas seal on detailselt kirjas, et kes me oleme ja kus me paikneme, et kas keegi kunagi leiab ja tuleb meid selle järgi otsima. No, Voyagerid ikka liiguvad väga-väga aeglaselt, et kui tõesti kunagi kellegini jõuab, et jumal teab, kaua selleni aega võtab ja noh, kui keegi tõesti intelligentne leiab, ma arvan, et see meile probleeme ei tekita, aga oleks ju tore, kui see töötaks ja keegi tõesti meile külla tuleks selle kutse peale. Ongi küsimus selle kohta, et miks siiski teadlased peavad nii oluliseks elu leidmist väljaspool maad, kui tegelikult saaks kogu selle ressursi panna maa elu edendamisele. Me tegelikult kui mõtleme rahalist ressurssi, siis ega me väga palju ei kuluta raha selle peale, et otsida maavälist elu. Palju rohkem raha kulub ilmselt jalgpalli peale kui maavälis elu otsingutele. Aga juba see küsimus, et teada saada, et kas elu on unikaalne meie planeedile. Ja kuidas üldse elu tekib või areneb. Et kui me leiame kuskilt mujalt elu, siis see võib väga suures plaanis muuta teeb kõike. Kui me näeme, et elu evolutsioon on hoopis teistmoodi olnud ja mida kõike see võib meie jaoks tähendada, me praegu ei oska üldse öelda, et meditsiinis, teaduses, kus me võime seda kasu kunagi lõigata. Keegi on küsinud, et kas ma olen astronoom. Ei, mina ei ole astronoom, ma olen täitsa geoloog, aga tegelen ka siis osalt sellega, et aitan otsida ja tuvastada, et milline oli keskkond maal mitme miljardi aastat tagasi, milline oli elu ja mis üldse juhtus meie planeedil paar miljardit aastat tagasi. Kust näiteks hapnik tuli? Kuidas see kõik juhtus? Keegi on küsinud, et kas inimeste tulevik on Marsil? Mina ei usu. Et Mars ei ole küll hea koht, kuhu töölt elama minna. Palju parem on ikkagi meie planeeti natukene säästa rohkem, et meil siin oleks hea. Ja kui me räägime kas Marsi uurimisest või Kuu uurimisest, siis rohkem inimesi on käinud Kuu peal, kui on käinud Mariani süviku põhjas. Et Kuu on tegelikult paremini kaardistatud kui meie enda planeet. Et meie enda planeedil on ka väga palju asju veel huvitavaid, mida otsida. Üks küsimus, et kas inimesel oleks võimalik pikka aega kosmoselaevas ellu jääda, kui maad enam olemas ei oleks. No see on väga huvitav küsimus ja selleks, me teeme neid katseid tegelikult. International Space Stationis hoiame inimesi järjest ja bioloogia ja meie arusaamine bioloogias kogu aeg täieneb, et võib-olla me kunagi suudame väga pikalt ka kosmoses elus püsida ja kõike vajalikku siis enda jaoks kasvatada ja luua kosmoses. Mina praegu kosmose elule ei paneks raha, et prooviks ikka siin meie planeetil hakkama saada. Ärme keerame meie planeeti tuksi. Küsimus selle kohta, kas eksoplaneete on siiani otsitud vaid linnude galaktikast ja kas teistest galaktikatest otsimine oleks liiga ressursirohke või takistuseks on vahemaa. Tegelikult ongi probleemiks vahemaa. Et siis teleskoopide tundlikkus. Ja teleskoobid ongi see, mis on siiamaani pannud piiri.
et sellepärast me ei saagi väga kaugelt otsida teisi planeete. Lihtsalt meil ei ole piisavalt häid teleskoope hetkel. Mida paremaks lähevad teleskoobid, selle kaugemalt me saame hakata teisi planeete ka otsima. Et me oleme praegu ikka suhteliselt lähedalt otsinud teisi planeete. Mida paremaks lähevad teleskoobid, seda paremaks kõik läheb. On üks küsimus, et kas Veenusel saab teoreetiliselt elu olla. Praegu tõenäoliselt mitte. Kunagi võib olla. Kui siis arvatakse, et tõenäoliselt Veenusel oli, Veenuse pinnal oli vedelvesi paar miljardit aastat tagasi, võib-olla isegi 600 miljonit aastat tagasi oli veel Veenus, võib-olla sinine planeet. Aga siis midagi juhtus ja see kogu see laialdane ja väga tugev vulkanism on muutnud Veenuse ikkagi praegu põrguks. Et Veenus on meie päikesesüsteemi tõesti põrgu, et pinnatemperatuur on üle 400 kraadi ja seal hetkel sellistes tingimustes elu ei saaks eksisteerida. Vähemalt sellist elu, nagu meie tunneme. Küsitud, et kas me võiksime kolida kuhugile teisele planeedile või taevakehale. No, igal pool mujal on palju halvem kui siin, et ma ei kujuta ette, kui halvaks peaks ikka asi minema, et me siit meie planeedilt peaksime ära minema. Et siin on ikka kõige parem. Oleme siin. Küsimus selle kohta, et kuidas kosmose uurimine aitab edendada elu siin maa peal. Ega teadusega ongi nii, et meil ei ole kunagi teaduses kindlalt garantiid, et me teeme nüüd ühte asja ja siis see annab mingisugust kindlalt mõõdetavat kasu. Me ei tea, kus need ühendused tulevikus võivad tulla. Et eks see ole inimloomus, et me tahame teada. Mida rohkem me teame, mida rohkem me mõistame, selle rohkem me suudame ka endale mingit kasu luua. Kus see kasu tuleb, ei oska kohe öelda. Mis juhtus Marsil, et miks see vesi ära kadus? Midagi muutus. Mis täpselt selles planeedi käitumises muutus, hetkel täpselt ei oska öelda. Midagi muutus ja see vesi sealt ära kadus, kas atmosfäär muutus liiga hõredaks. Teine on ka see, et see planeet Mars liikus natuke kaugemale päikesest, päikese aktiivsus, väga palju muutujaid. Et ei ole ühte kindlat asja, mida suua põhjuseks, et miks Marsil enam vett ei ole. Aga seal hetkel Marsi pinnal ei saa eksisteerida. Seal on väga palju veejääd Marsi pinna sees, aga vedelat vett lihtsalt ei saa eksisteerida. Tegelikult jääna on vesi Marsil olemas. See on väga palju, aga vedelat vett lihtsalt füüsikaliselt ei saa eksisteerida. Keegi on küsinud selle kohta, et kas kuul võib elu olla. Ei usu. Et kuul ei ole küll selliseid tingimusi ja seal ei ole vedelat vett, et sealt võiks elu eksisteerida. Et on erinevaid küsimusi selle Marsi ja vee kohta, et ongi, et see on mitmeid erinevaid põhjuseid, mis kõik on lõpuks viinud selleni, et Marsi pinnal ei ole enam vedelat vett. Et nii magnetväli kui ilmselt päike ja kaugus päikesest ja kõik asjad nagu kokku. Kas vesi saab minna planeedile? Vesi väga ütleme nii, et
ühelt planeedilt või teisele päris otseselt ei saa minna, aga vett saab kosmosest väga palju juurde küll tulla. Et asteroidid ja tegelikult õigemini just komeedid. Komeedid ei ole mitte midagi muud kui suured jääkamakad, tolmu- ja jääkamakad. Nii et tegelikult, kui komeedid langevad planeedile, siis nad kogu aeg toovad vett juurde. Planeedile vett ei saa, aga kui me tahame planeedile vett juurde viia, siis me peame seda lihtsalt pommitama komeetidega ja nii saame planeetidele vett viia. Ka on küsimus selle kohta, et vedelvesi Marsil, et mis ajal vedelvesi oli. Ilmselt umbes 4,2 kuni 3,8 miljardit aastat tagasi oli vedelvesi. Siis Marsi pinnal. Et Mars oli natukene lähemal ka päikesele ja hinnangutel siis, et siis olid tingimused sellised, et Marsi pinnal võis siis see vedelvesi seal tõesti eksisteerida. Selle kindlasti aitas ka kaasa see, et tollel ajal ilmselt oli veel Marsil atmosfääri, natuke paksemat atmosfääri, hoidis natukene soojust kinni ja vesi ei jäetunud ära ja sai see vedelas olekus eksisteerida. Mis siis saaks, kui me viiksime Marsile vett ning organisme? No, vett seal on, organism, kõigepealt võiks vaja kuidagi see vesi seal vedelaks saada, et võib-olla Marsi pinnas all kuskil on isegi vedelat vett, et kui me sinna organismid viiksime vedela vee sisse, tõenäoliselt nad hakkaksid seal elama. Praegu on maal, me näeme küll seda, kõik kus vedelat vett on, seal on ka elu. Küsimus ka selle kohta, et mida me teeksime, kui me leiaksime intelligentseid eluvorme. See on väga hea küsimus. Ilmselt oleneb natuke sellest, et kes seda leiab. Ilmselt üritaks nendega suhelda esimese asjana. Ja siis vaataks edasi. Kas üldse on võimalik nendega suhelda. Ja küsimus, et mis planeedil on hetkel suurim tõenäosus elu tekkeks. No, meie päikesesüsteemis teistel planeetidel on lood üpriski halvad hetkel. Nii et kuskil kaugel mõni planeet, kus on vedelvesi, seal on kõige parem. Hetkel ühtegi ei tea, aga võib-olla lähima 5-10 aasta jooksul leiame isegi mõne. Üks küsimus selle kohta, et kas päike hakkab järjest lähemale tulema ja kas planeet Maa ja teised planeedid hävivad. Päike ei hakka lähemale tulema, päike hakkab suuremaks minema. Ja päike kasvab ja lõpuks neelab küll meie planeedi alla, aga olge mureta, sinna on miljardeid aastaid aega, nii et sellepärast ei pea väga muretsema. Küsimus selle kohta, et kas Veenusel on olnud elu? Täiesti võimalik. On täiesti võimalik, et kunagi Veenusel oli elu. Praegu me rohkem keskendume Marsile, võib-olla kunagi vaatame rohkem ka Veenuse poole, võtsime sealt. Et kas teoreetiliselt on veel elemente peale süsiniku ja räni, millel elu saaks baseeruda? Hetke teadaolevalt mitte. Et see visioon elust, mis meil on ja arusaam, et meil on vaja ikkagi mingeid stabiilseid ühendeid ja need saavad, me saame neid kokku panna kas süsinikust või ränist. Süsinikust on palju lihtsam kokku panna, need on palju stabiilsemad, et kogu see biokeemia on süsinikuga palju lihtsam kui räniga. Nii et kuigi räniga on teoreetiliselt võimalik, siis me mitte kuskil tegelikult ei ole seda näinud. Et ma arvan, ja süsinikku on universumis väga palju. Nii et tõenäosus on ikkagi kõige suurem, et ka mujal on süsiniku baseeruv elu. Küsitud, mida
mida me siin Tartus siis täpsemalt uurime või saame üldse uurida. Et Tartus on nüüd 2 kohta, kus tegeletakse astrobioloogiaga. On geoloogia osakonnas tegeleme astrobioloogia sellest vaatevinklist, et me uurime varajast elu maal. Uurime tegelikult siis seda, et kuidas see elu üldse tekib ja mida on selle elu jaoks vaja ja milline nägi elu välja paar miljardit aastat tagasi. Ja teine koht, kus astrobioloogiaga tegeletakse, on siis Tõravere observatoorium. Kõik need suured kosmoseprojektid, programmid, ESA ja NASA. Neil on tegelikult niimoodi, et ka Tõravere observatoorium on Euroopa kosmoseprogrammide projektide liige ja need mõõte tulemused, see data, mis tuleb nendelt sondidelt, see on vabalt jagatav. Et ka Tõravere inimesed tegelevad andmeanalüüsiga. Et saad ka Eestis tegelikult võtta neid andmeid mingitelt teleskoopidelt ja otsida nendest andmetest näiteks elujälgi. Üks missioon, mis ESA-l tuleb ja mis on natuke sarnane James Webbile, suuritakse teiste planeetide atmosfääri koostist, et seal on ka partneriks näiteks Tõravere observatoorium, et hakkavad ka Tõravere inimesed otseselt siis tegelema teiste taevakehade atmosfääri koostise uurimisega. Kuidas DNA maale tekkis? Ise tekkida ei saa. No, enne DNA-d oli kindlasti RNA. Aga mis oli enne RNA-d? See on väga hea küsimus. Üks suurimaks probleemiks kogu elu tekkimise juures, millele me väga hästi vastata ei oska, ongi see, et me leiame igalt poolt väga algelisi aminohappeid. Et kõige algelisemaid legoklotsi, millest elu on kokku pandud. Aga me ei tea, kuidas 1+1 panna kokku nii, et tekiks RNA või suhkrut. Et legoklotse on kõik kohad täis, aga kuidas me nendest aminohapetest tekitame päris need biomolekulid, mida elu kasutab, kuidas see toimub. Meil on teooriad selle kohta, aga me veel ei ole kuskil suutnud seda korrata katseliselt. Meil on teooriad, aga enamasti baseeruvad sellele, et meil on need algelised aminohapped ja siis on mingisugune keemiline katalüsaator, mis need kokku liidab omavahel. Aga kuidas? Ausalt, mitte keegi ei tea. Mis siis, kui Luka ongi Jumal? No, ma ei usu, et Luka Jumal oli, aga selles, kui kristlikusse maailmapilti piilume, siis Luka põhimõtteliselt on küll nagu Aadam ja Eeva ja nende kombinatsioon, et see on esimene alge, eks ju. Kui me räägime Lukast, siis Luka on ka see, kellest on alguse saanud arhed ja siis need eukarioodid. Aga võib-olla oli Lukasid rohkem. Võib-olla oli mitu erinevat elualget. Lihtsalt üks hakkas domineerima ja suutis planeedi koloniseerida. Võib-olla neid mehhanisme, kuidas elu saab tekkida, on mitmeid. Ja ülejäänud ei olnud see konkurentsivõimelised, surid välja. Me ei tea ka seda. Kas arvate, et meie planeedil on võinud enne meid olla intelligentsemat elu, kui meie hetkel oleme? Ei usu, et me ei ole midagi leidnud ja kui ei ole ikka leidnud, siis kui mingit tõestust ei ole, siis teadlasena ma seda uskuda ei saa.
Küsitakse, miks räägitakse inimeste Marsile viimisest, et kui seal ei ole hea üldse olla. Sest see on next frontier, huvitav. Me tahame minna ikka kaugemale ja näha rohkem, teada saada rohkem. Et ega mina sinna ka ausalt öeldes ei kipu Marsile. Et ega sealt tagasi ka niikuinii ei saa. On ka üks sükene küsimus, et kui palju hinnanguliselt võiks olla vedela veega planeete meie galaktikas. Selle kohta siin ongi nüüd see probleem, et selliseid planeete, maatüüpi planeete, mis on õigel kaugusel, on ilmselt miljoneid. Nüüd, kas nende pinnal ka vedel vesi eksisteerib? Peaks jällegi 5 aastat ootama, vaatame, kas James Webb leiab mujalt vedela vee signaale. Et siis me saame öelda ka, et mis see tõenäosus umbes on. Et praegu meil lihtsalt ei ole numbreid, me ei saa selle hinnangut anda. Mina asi on ka see küsimus, et kas on võimalik, et me oleme ainukesed eluvormid linnude galaktikas. No, mina usun, et ei ole. Mina isiklikult veel loodan, et elu ei ole nii unikaalne, et suudab ka mujal siis eksisteerida. Ehk isegi väljaspool, meie päikesesüsteemis väljaspool maad. Kui me leiaksime kuskilt väljaspool maad meie päikesesüsteemis elu, siis see juba ütleb meile tegelikult seda, et elu on väga-väga tavaline. Ja terve universum on tõenäoliselt elu täis. Küsimus, et kas mikroskoopilisi organisme loetakse eluks, kui need leitakse väljaspool maad? Jah. Kui me leiame ükskõik organismi, siis see ongi elu, kui ta just ei pärine, eks ju, meie planeedilt. Läheme Marsile, leiame Marsilt selliseid organisme, mida me maalt ei ole leidnud ja mille keemia ei ole, ütleme, sarnane näiteks meie omale, siis ikka maaväline elu. See on üks väga hea küsimus, et selle Kepleri kohta, et Kepler tõesti nägi siis ainult neid planeete, mis on täpselt tähe ja teleskoobi vahelt tulevad läbi. Et kui planeet tuleb mõne teise nurga alt, kuskilt mujalt tiirleb, siis tegelikult ei näe. Et jah, et selle Kepleri missiooniga ja kõik ülejäänud sarnased missioonid, me näeme ainult neid planeete, mis on täpselt õige nurga all nii-öelda või tiiravad ümber oma päikese õiges tasapinnas, liiguvad õiges tasapinnas. Midagi muud me ei näe. Ja Kepleriga oli veel tegelikult ka see, et kõik, mis Kepler leidis, kui tahate ette kujutada, et kust me üldse planeete otsisime, siis võtke käsi, pange rusikasse, suunake sealt taevasse ja see taevaosa, mis teie rusikas ära varjab. Et sellest täistaeva osast Kepler otsis teisi planeete. Et me näeme ainult osasid planeete Kepleriga ja sellisel uurimismeetodil. Nii et planeete on kindlasti palju rohkem. Aga vähemalt see on kõige lihtsam võimalus nende otsimiseks, et meil ei ole praegu häid ühtegi teist nii head uurimismeetodit. Kas on võimalik, et maaväline eluvorm võib olla tegelikult maal, aga inimsilmad ei suuda seda näha? See on juba teoreetiline füüsika, aga pigem kipun, kui me jääme ikkagi meie dimensiooni, siis pigem ei. Kas on võimalik, et elu on planeedil, millelt oleme otsinud, aga pole leidnud? Me väga hästi ei ole
või väga hästi me ei ole kuskilt veel elu otsinud, et me oleme küll külastanud Marsi natukene roveritega, aga korralikult sealt ikkagi ei ole veel midagi otsida saanud. Küsimus, et kui kaua võib aega minna enne, kui esimene inimene Marsile lennutatakse? No, võib-olla isegi 5 või 10 aasta pärast, eks ju, et oleneb, kui väga sinna minna tahetakse. Kõik on ainult raha küsimus hetkel vist. Et tehnoloogiad praktiliselt juba eksisteerivad, et saaks sinna minna ja olla, et kui võetakse otsus, et 04 peab minema, siis 10 aasta pärast oleksime kindlasti Marsil. Küsimus, et kas gaasiplaneetidel võib olla elu? Teoreetiliselt. Teoreetiliselt on võimalik, et mitte gaasiplaneedi pinnal, vaid hoopis atmosfääris. Ehk siis, et nende pilvedes on mingisugused eluvormid. See on võimalik. Me ei saa seda välistada, ütleme siis niimoodi. Ja ka väga hea küsimus selle kohta, et me otsime intelligentset elu raadiosignaalidega. Aga et kus me teame üldse, et teised intelligentsed eluvormid kasutavad raadiosignaale? Ei teagi. Võib-olla meie ka paarisaja või 1000 aasta pärast üldse ei kasuta enam raadiosignaale. Et see on üks kitsaskoht. Me tõesti ei tea. Me lihtsalt loodame, et kasutatakse edasi. Siin on üks küsimus selle kohta, et mis ma arvan sellest, et me ei ole veel ookeaneid korralikult läbi uurinud. Ja et kas me võiksime sealt midagi leida? Absoluutselt. Ütleme, et Kuu on ka paremini kaardistatud kui maailma ookeanid. Nii et ma arvan, et meie planeedi ookeanites me leiame veel selliseid fantastilisi eluvorme, et hoia ja keela. Kindlasti meie planeedil on väga palju kohti, kus me ei ole veel käinud ja mida me ei ole veel korralikult uurinud. Nii et planeedil Maa on avastamist külla. Aga vaataks ikka mujale ka. Üks küsimus, et kas on võimalik, et planeet läheb mingi suure gravitatsiooni tõttu orbiidilt välja? Jah, ka meie tegelikult väikesüsteemis on kunagi juhtunud see, et Jupiteri orbiit muutus ja see paiskas ka kõikide teiste planeetide orbiidid siis segadusse, et kõikide kiviplaneetide orbiidid ka muutusid. Kõige lihtsam moodus trajektoori muutmiseks on see, et kui teine väga suur taevakeha põrkab planeediga kokku ja lihtsalt lükkab teisele orbiidile. Kas on tõsi, et kunagi kaugest tulevikust peaksime kolima Maalt teisele planeedile? Mina küll ei hakkaks kuhugile kolima. Praegu on meil siin ikka väga hea ja me ei ole mitte midagi paremat leidnud. Üks inimene on öelnud, et füüsikaõpetaja on öelnud, et Stephen Hawking ei olnud kutse saatmise poolt, sest äkki tulevad UFOd ning võtavad meie ressursid ära. Et mina seda ei karda, ausalt öeldes, hetkel küll mitte. Et mina võib-olla UFOdest nii palju und ei näe, et mina loodaks leida
mingit bakteriaalset või mikrobiaalset elu kuskilt. Et intelligentne elu on jah huvitav, aga juba elu kuskil mujal oleks fantastiline. Küsime ka, et kas me peaks teiste planeetide otsimisega kiirustama, et kui maale tuleb liiga palju inimesi. Ma arvan, et me ei pea selles mõttes kiirustama teiste planeetide otsimisega. Et ega me siit ilmselt niipea kuhugile minema ei lähe. Et kui reaalseks peate seda, et kui maa on oma metalliressursid ära kulutanud, siis hakkame kaevandama teiste planeetidele. Hetkel kas just teistel planeetidel, aga võib-olla me hakkame asteroididelt kaevandama selliseid metalle, mida seal on rohkem ja ma ei usu, et tegelikult meie planeedil need ressursid nüüd täitsa nagu otsa saaksid. Et kui tõesti vaja on, eks me siis lähe asteroididele kaevandama. Aga tahaks loota, et me suudame ikka nii palju mingi hetkel hakata taaskasutama asju. Et me ei pea päris Marsile minema midagi kaevandama. On üks küsimus, et mida näitavad erinevad kivimid planeetidel. Tegelikult kivimid näitavad seda, kuidas planeet toimib, on tekkinud, kuidas see töötab. Sellepärast geoloogid tahavadki ka teistele planeetidele minna ja saada teistele planeetidele kive. Siis me saame teada, kuidas see planeet töötab, millised protsessid seal siis käivad. Siin on üks küsimus, et mis juhtuks, kui maa ja kuu kokku põrkaks. Kui keegi ei teadnud, siis kuu on tekkinud tegelikult maa ja Marsi suuruse taevakeha kokkupõrkel. Kui kuu kukuks meile otsa, siis tegelikult elu meie planeedil häviks ja meie planeeti hakkaks katma tõenäoliselt siis sulamagma ookean. Et see ei oleks just väga hea. Miks Pluto pealt elu ei otsita? On paremaid kohti lähemal. Ja kui me teaksime, et Plutol on ka vulkaaniliselt aktiivne, siis oleks teine lugu. Aga tõenäoliselt ei ole. Nii et sealt väga vist ei tasu. Üks küsimus selle kohta, et kuna ma ütlesin, et ränil võib ka baseeruda elu, et kas vesi on siis sellel puhul sama oluline nagu süsinikupõhise elu puhul. No mingisugust solventi on vaja. Meil on vaja mingit vedelikku, kus orgaanilised molekulid saaksid lahustuda ja lahuses olla. See räni saab ka vees olla. Küsimus on pH-s, ütleme siis niimoodi. Et vett oleks ikkagi vaja, et meil ei ole muud nii head lahustit, mida igalt poolt nii lihtsalt leiaks kui vesi. Et vesi on parim. Ilmselt saab ka midagi muud olla, aga vesi oleks ikkagi kõige parem. On ka küsimus, et kas päike võiks kustuma hakata? Ei hakka. Päike hoopis suureneb. Kas Jupiteri kuul sai olla elu Euroopal? Ehk on.
Küsimus, et kui suur on tõenäosus leida elu, mis sarnaneb maale leidu eluga, näiteks bakterid, aga pole maist päritolu. Et tõenäosus tegelikult, et me leiame teiselt planeedilt elu, mis näeb täpselt samasugune välja nagu elu maal, on väga-väga väike. Põhjus on siis see, et selleks, et see elu seal teisel planeedil näeks samasugune välja, peab evolutsioon olema toiminud samamoodi. Ja sellesse ma küll ei usu, et kahel planeedil saaks evolutsioon täpselt samamoodi töötada. See on ka üks põhjus näiteks, miks ei ole mõtet karta seda, et me lähme teisele planeedile ja toome sealt kaasa mingisuguse superviiruse, mis hävitab meie planeedil elu. Et selleks, et näiteks mingisugune patogeen või viirus teisel planeedil meid suudaks nakatada, peab elu olema täpselt samasugune. Ja tõenäosus on ikka üpriski väike. Küsimus, et miks pole inimesed tagasi kuule läinud? Raha. Kõik on ikkagi raha taga, et väga kulukas oli inimesi kuule saata ja võib-olla varsti minnakse. Et miks kuule mindi? Külm sõda ja propaganda ikkagi. Et kui raha pole küsimus, küllap me läheme siis ka kuule tagasi. Kas on võimalik, et päikesüsteemis on mõni planeet, mida keegi ei ole märganud? Küsid jah. Kõik viitab sellele, et Pluutost natuke kaugemal on kas mingisugune väikene must auk või mingi planeet. Et gravitatsioonivälja mõõtmised vihjavad sellele, et midagi seal on. Mingi massiga objekt on Pluutost natuke kaugemal. Ei ole seda näinud. Aga füüsikalised mõõtmised vihjavad sellele, et see midagi on. Aga mis? Hetkel jään vastuse võlgu. Näinud me seda ei ole, aga midagi seal on. Mingi kõrgema massiga asi. Objekt. Kas labori tingimustes poleks võimalik kiirendatud läbi viia katset, mis jäljendaks evolutsiooni kulgu? Me oleme labori tingimustes siis viinud läbi katseid, et kuidas tekitada elu. Aga evolutsioon on ikka väga aeglane protsess tegelikult ja see on üpriski raske siis võib-olla labori tingimustes läbi viia. Mida küll tehakse, on äädikakärbsete peal. Vaadatakse, kuidas evolutsioon toimib, ütleme siis nii, et on väga lühikese elutsükliga ja siis vaadatakse, kuidas geneetiline informatsioon ühelt äädikakärbeste põlvkonnalt järgmisele edasi kandub. Et see katsed äädikakärbestega on kõige lähedasem asi, kuidas me saame kiirendatud vaadata, kuidas evolutsioon toimub. Küsimus, miks päike suurenema hakkab? See on lihtsalt päikese elutsükkel on selline. Et ta hakkabki kasvama. Hakkab see sisemuses toimuv termotuumareaktsioon lihtsalt muutub ja järjest kasvab. Et see on lihtsalt päikese elutsükkel. Kas koroonaviirus võib elada teistel planeetidel? Ei usu. Koroonaviirusel tõenäoliselt ei ole seal mitte kedagi nakatada. Et viirus ei eksisteeri just väga kaua, kui ta ei ole peremeest, kelle sees nagu elada. Nii et mis kasu tooks inimestele maavälise elu leidmine? No, otsest kasu me ei saagi kohe niimoodi, aga võib-olla me leiame sealt mingit sellist bioloogiat, mida me saame tulevikus rakendada ja see oleks väga huvitav.
Saturni rõngastel saab olla elu? Ei. Ütleme siis lühikene vastus on, et rõngastel mitte, kuudel küll. Nii, vaatan, et tegelikult kell on vast juba päris palju. Et kui algusel planeeritud, et tund aega on kõik asi kokku, siis nüüd oleme juba 1,5 tundi siin koos meeldivalt aega veetnud üksteise seltsis. Kui teil on küsimusi veel, kui õpetajatel on näiteks küsimusi, soovite pikemaid vastuseid, siis pöörduge teaduskooli poole. Et kirjutage teaduskoolile, nemad saavad teile vahendada näiteks minu kontakti või ka mulle edastada need küsimused. Ja ma saan siis teile juba ka emailitsi näiteks vastata. Loodan, et oli tore, oli meeldiv ja juba homme on järgmine loeng. Nii et tänaseks minu poolt kõik. Olge kodus, olge terved, olge uudishimulikud. Kena päeva!